Alles eelmise aasta suvel oli olukord Eesti idapiiril ärev. Venemaa manipuleeris piiripunktide tööga igapäevaselt. Markantseim näide on vast see, kui Vene pool jättis suure hulga inimesi Narva sillale ööbima, sest inimesed lubati üle ajal, kui meie piiripunkt oli juba suletud. Siseminister Igor Taro sõnul on Eesti tänaseks sellest palju õppinud. Kui vanasti meil ei olnud piiripunktides isegi väravaid, sellepärast et need töötasid nagunii 24/7 aasta ringis, siis ei olnud neid väravaid vaja. Täna on seal kõik tõkked olemas, peale nende väravate. Me oleme võimelised väga kiiresti ennast betooni välja panema, et ei ole võimalik ka läbi rammida. Me oleme väga palju õppinud, me oleme kõigeks valmis reageerima, loetud hetkedega. Soomes veeti piirile bussidega isegi sadu ebaseaduslikke immigrante, et halvata piirivalve töö ning põhjanaabrid ei ole oma piiripunkti rändesurve ohu tõttu avanud alates 2023. aasta lõpust. At the moment our eastern border is calm, but of course tense, and there could be very rapid movements and rapid changes in our borderline, so we don't know about tomorrow. Lätis on aga olukord kriitiline. Venemaa survestab meie lõunanaabreid endiselt tugevalt, kasutades selleks Valgevene piiri. Ainuüksi selle aasta sees on Läti piirivalve ära hoidnud üle 5000 illegaalse piiriületuse. We are under war, I would say. It's hybrid war really each day. Russia will test and testing right now our capabilities to react and give back from these attempts from disinformation till the real sabotage acts. Sarnaselt Eestile ehitab ka Läti välja enda idapiiri ning loodab sellega Venemaad heidutada. Eesti idapiiri väljaehitus on kestnud juba alates 2018. aastast. Paratamatult tekib küsimus, miks see tänases julgeolekuolukorras nii kaua aega võtab. Need, kes on teinud asju kiiresti, on teinud asju väga lihtsakoeliselt, mitte nii läbimõeldud, kui meie oleme teinud. Täna, kui ma käisin näiteks Kagupiiril ja me vaatasime esimest katselõiku, mis toona ehitati aastaid tagasi, siis sealt tulid välja ka sellised ehituslikud või projekteerimisvead. Me oleme saanud kõik need aastad asja nagu paremaks teha. Eesti piir peaks valmis saama 2027. aasta lõpuks. Balti riikide vaatest on aga eraldi eesmärk välja ehitada ühine piiritaristu Poolast Soomeni. See nõuab aga taaskord raha ja prioriteetide seadmist. We look the lessons to learn from Ukraine. We cannot only look the defense budget. We also have to look our authorities' capability and their resources. We are trying our best to persuade that it could be spent not only military exactly, but also for example, civil defense our populations, our citizens and internal security. Selles mõttes see mõistmine, et laiapindne riigikaitse tähendab rohkemat kui ainult see rauakulu 5% eest, et see on tegelikult kohale jõudnud, see jõuab meile järjest rohkem ka programmi ja poliitikadokumentidesse. Kui te vaatate valitsuse koalitsioonilepet, siis sisejulgeolek on seal kõige kõrgemal kohal päris alguses.